Ema, mu ei loimind. Niid sonad, mida mu tytär Mari mulle telefonis ytles, läbisid mind nagu nuga. Olin tööl, vaatasin Tallinnas kontori ja paberitarvete firmas dokumente, kui tema nimi mu ekraanille ilmus. Oli keskpäev. Mari ei helistanut mulle kunagisel tunnil. Minu tytär, mis juhtus? Vaikus. Ja siis teema murduv hääl. Ema, mu ei loi mind. Sest toit oli liiga soolane. Mu mies nägi koike ja ei öelnud sonagi. Veritardus mu soontes. Kussa oled, nende kodus, Ema. Olen vannituppa luku taga. Mul on hirm. Panin toru harkille. Mu käed värisesid. Minun nimi on Liis Rand. Olen 55-aastane. Olen terve elu töötanud raamatupidajana siin Tallinnas. Kasvatasin Mari yksi pärast seda, kui läksin tema isast lahku, kui Mari oli 12. Jyri oli politseinik, hea mies. Aga elu viis meid erinevatele teedele. Mari oli alati vaikne, kuulekas, armastav. Kuita 3 aastat tagasi Markusega kohtus, tahtsin uskuda, että leidis hea mehe. Markus oli pärit traditionillisesta perekonnasta Paidekandist. Tema isä Endel oli Karm Range, yksi neist miestä, keskunagi ei nairata. Aga Markus tundus teistsugune. Mä eksisin. 20 minuutit pärast seda könet olin mä autos, soites nagu hulnende kodupuule. Aga mä polnudyksi. Helistasin Jyrille, Mari isälle. Rääkisin talle koigest 30 sekundiga. Älä ytle enam sonagi. Liis. Olen teel. Kohtusimme 2 kvartalit majast emal. Jyri kandis oma mundrit. Mul oli midagi muud kaasas. Kuimenende välisukse ette joutsimme, tagus mu sydäni kovasti, et mä arvasin, et se lööb rinnust väliä. Mä helistasin kella. Rasket sammud. Uks avanes. Se oli tema, Mari äi, Markuse isä, suurmees paksude käsivarte ja kylmä pilkuga, mis läbistas mind. Mitä te tahate? Ytlestä polkusega. Mä ei öelnud midagi. Mä lihtsalt tostsin üles selle, mis mul käes oli. Ja kuita nägi, mis se oli. Muutusta nägu. Koik muutus. Enne kui mä räägin teille, missel päivalselle ukse ees juhtus, peatette moistma, kuidas me sinna joutsimme, sest Mari ei olnud alati se hirmunud naine. Lukutaga vannitoas, kartes omaenda äijä. Oli aeg, mil mu tytär oli vaba. Mäletän, kui Mari oli 23, ta oli just lopetanut lastea ja opettaja opingud. Igal pyhäpäiväl tuli ta minu juurde ohtust söömä. Mä tekin ahjuliha ja kartuliputru, värsket salatit. Ta saabus. Käettäis joonistusi, mitä ta opilaset talle tegid. Vaata, Ema, se väike pois joonistas mulle tiivad. Ta ytleb, et mä olen ingel. Ta naeris. Tal oli puhas, siiras naer. Ta istus köögilaua taga, joi kanget piimakohvi ja rääkis mulle oma plaanidest. Ta tahtis kunagi avada oma väikese kooli. Ta tahtis reisida. Ta tahtis olla onnelik. Mä vaatasin teda siil, kui pärast lounapäike paistis aknast sisse, valgustades tema nägu, ja mutlesin. Mä tegin seda. Kasvatasin ta yksi, aga mä sain hakkama. Mari ei valmistanut mulle kunagi muret, ei pidutsenut hiljaa, ei valetanut mulle, ei austanut mind. Ta oli hea tytär, voib olla liiga hea. Kui me isaga lahku läksimme, oli ta 12. Se oli raske. Jyri töötas paljon, teda polnud peaigu kunagi kodus. Mä tunsin end yksikuna. Tema tundis end vääralt moistetuna. Ei olnud karjeid, ei olnud lööke, ei olnud teist naist voi teist mest, oli ainult vaikus. Yhel päivältä lahkus. Minä jäin Mariga, aga Jyri ei lopetanut kunagi olemasta tema isä. Ta korjasta laupäiviti peale. 5 parki, kinno, pizzat söömäkohta, mitä nad molemad armastasid. Mari jumaldas teda ja tema jumaldas Mari. Aastate jooksul oppisimme Jyri ja minä olema sobrad. Me ei olnud enam paar, aga me olimme vanemad ja se side ei katke kunagi. Mari kasvas seda nähes, lahkuminek väärikalt, ilma vihata, ilma kättemaksuta. Voib olla selle pärast uskuskita Markusega kohtudes, et koik mehed on nagu tema isä, sisimas hed,
voimellised muutuma. Ta eksis. Markus ilmus teema ellu 3 aastat tagasi. Mari töötas Pelgulinna lasteajas. Ta oli ehitusette vottes raamatupidaja. Nad kohtusid yhise sobra synnipäivä peol. Esimest korda, kui Mari mulle temast rääkis, märkasin tema hääles midagi. Midagi teist sugust. Emma, ma kohtusin kellegagi. Oh, toesti. Ja millinen ta on? Ta on tosine, törkas. Ta ütleb, et tahab pereluua. Mulle se meeldis. Tänä päivällä on haruldainen leida meest, kes räägib perekonnast. Kui ma temaga kohtusin, tundus Markus viisakas. Ta tuli minu juurde lilledega, surus mu kätt, kutsus mind austusega prouarandiks. Ta oli pikk körn, heleda nahaga, pruunide silmade ja häbelikunaeratusega. Me rääkisimme tundide kaupa. Ta rääkis, et on pärit paiden lähedalt, et tema pere on traditsioonillinen, että isä oli sojaväes ja nyt omab autoosade ääri. Ta rääkis, että imetleb minusuguseid töökad naisi, et tytre yksi kasvataminen on midagi. Mida ta sygavalt austab. Tahtsin teda uskuda, aga midagi tekitas minus sel päiväl ebamugavust, midagi väikest, pea egunähtämatut. Kui Mari läks kööki kohvi juurde Tooma, vaatas Markus mulle otsa ja ütles, Proua Rand, mä olen pärit perekonnast, kus mies on sei, kes toetab ja naine on sei, kes hoolitseb kodu eest, aga mä saan aru, et Mari töötab. Se on praegu okei. Praegu. Tors niid 2 soona jäid mulle kummitama, aga Mari oli armunut ja mä tahtsin nähdä teda onnelikuuna. Nad abiellusid aasta hiljem. Se oli lihtne pulm, nomme ajas. Maril oli seljas lihtne, aga ilusvalge pitskleit. Jyri saatista altariette. Mä nutsin. Markus lubas teda armastada, tema eest huulitseda, teda austada. Mä uskusin teda. Esimesed kuud olid head. Mari käis minu juures sageli. Ta rääkis, et Markus on tähelepanelik, et nad teevätkö syöä, et nad käyvät pyhäpäiviti jalutamas. Ta tundus onnelik, aga vähehaaval muutusid külastused harvemaks. Emma, asion selles, et Markus tahab, et me veedäksimme rohkem aega tema perega. Oh muidugi, kallis, se on hea. Siis lopetasta pyhäpäiviti tulemise. Emma, mu ei kutsub meidi gaal pyhäpäiväl ohtusöögile. Ta ütleb, et se on perekonna traditsioon. Mä saan aru kallis, aga sä tunnet minust puudust eks. Ta naeris, aga se polnud enam sama naer. Ja siis yhel päiväl märkäsin midagi teemanäol, varju, väsimust, mis ei tulnud tööst. Mari, kas sinuga on kõik korras? Jah, Emma, olen lihtsalt väsinud. Agata silmad ütlesid midagi muud. Mä tahtsin rohkem kysida, tahtsin peale käia, aga mä ei teinud seda. Ja se oli mu esimene viga, sest kui Emma tunneb, et midagi on tytrega valesti, peab ta tegutsema, ta peab kysima, ta peab murdma vaikuse. Minä ei teinud seda. Ja se minu tegevusetus, se minu vaikus, maksis Marille pea egu koik. Nüüd, seistä selle ukse ees, Jyri minu korval, ja se ese minu käes, moistsin mä midagi. Monikord ei tähendä Emma armastus ainult kohal olemist. Sä pead olema kohal olev, sä pead tegutsema. Ja sel päiväl kavatsesin mä tegutseda. Esimene kord, kui midagi oli toelliselt valesti, oli 6 kuud pärast pulmi. Mä ei näinud seda tol ajal. Keegi ei näinud seda. Aga nüüd, tagasi vaadates, muistan mä, et sealt se koik algas. Oli laupäivä pärast louna. Mari ilmus minu juurde ette teatamata. Se oli juba iseenisesti melik. Sellest ajast, kui ta abiellus, helistasta alati enne tulekut. Se on sellepärast, et Markus tahab teada, kus mä olen, ütlestä mulle. Mä arvasin, et se oli kiindumus, tähelepanelikkus. Se ei olnut kiindumus. Sel laupäiväl koputas Mari ukselle värisevate kätega. Tema silmad olid punased, nagu oleks ta nutnud. Aga kui mä kysysin, kas temaga on kõik korras, nairatas ta. Ja, Emma. Tulin lihtsalt sind vaatama. Mä kallistasin teda. Ta luhnas lavendlisiibi, puhta maja, selle valgendaja ja pesupehmendaja segu järele,
Midata alati kasutas, agata lohnaska hirmu järele. Ma ei oska seda seletada. Emad tunnevad oma laste hirmu lohna. Istusimme elutoas. Ma pakkusin talle must sostramorsi. Ta hoidis klaasi kahe käega, nagu oleks tal vaja millestki kinni hoida. Kuidas Markusel läheb? Kysisin. Hästi, töötab palju. Ja su äijal? Ta oli hetke vait, aga sellest sekundist piisas. Tal läheb ka hästi. Ta on naudlik, aga selline ta lihtsalt on. Naudlik. Siis ona oleks pidanud mind hoiatama, aga ma ei tahtnud nähdä. Mari jäi minun juurde terveksi pärast lounaks. Me vaatasimme yhtä vana filmi, yhtä neist. Mitä me koos vaatasimme? Kuita oli veike tydruk. Soimme vörtsika kastmega popcorni, me naersimme. Korraks tunsin. Et koikon korras. Aga kuita lahkus. Enne autossa istumist, pöörästä ympäri ja ütles mulle. Emma, kui mul oleks kunagi vaja sinun juurde moneksi päiväksi jäädä, kas ma tohiksin? Mu sydä seiskus. Muidugi, kallis. Se on alati sinu kodu. Miksi sä kysid? Mitte millegi pärast, tahtsin lihtsalt teada. Ta lahkus. Ma seisin seal ukse juures, vaadates, kuidas ta ära soidab, klomp kurgus, mis ei kadunut kogu öö. Ma oleksin pidanud Jyrille helistama. Ma oleksin pidanud järgmisel päiväl tema juurde minema. Ma oleksin pidanud temalt kysima, mis toimub. Ma ei teinud seda, sest Mari oli öelnud, et koik on korras, ja ma tahtsin teda uskuda. Nädalat möödusid. Mari lopetas tulemise. Ta isegi ei helistanut enää pyhäpäiviti. Ma pyydsin teemaga yhendust saada, aga tal oli alati vabandus. Emma, vabandust. Mu ei kutsus meid ohtusöögille. Emma, ma ei saa, pean maja koristama. Emma, Markus tahab, et me läheksimme tema tädi külastama. Alati keegi teine, alati teine prioriteet. Ja minä, nagu lol, motlesin. No, si on normaalne. Ta on vasta biellunud. Ta ehitab oma elu. Aga yhel pärast lounal, kui olin supermarketis, nägin ma Marit. Ta oli köögiviljade riiuli juures, valis tomateid. Tal oli seljas pikkade varrukatega kampsun, kuigi oli palav. Tema juukset olid madalla sabaskinni. Ta nägi väliä köhnem. Mari, hyydsin mä erutatult. Ta pööräs ympär. Tema nägusyttis hetkeksi, aga siis nägin tema silmis midagi paanika sarnast. Emma, millinen yllätys. Mä kondisin tema juurde ja kallistasin teda. Ta kangestus. Kuidas sul läheb kallis? Pole sinust nädalaid kuulnud. Vabandust? Emma? Olen olnut hoivatud. Hoivatud millega? Sä isegi ei helistä mulle enää. Tead, Maja, Markus? Mä vaatasin teda tähelepanelikult. Tal olid sygavat tumedad silmälused, ta nahk oli kahvatu. Ja kuita liikus, et vuottasibulaid, tousista kampsun natuke yles. Mä nägin tema ranmel sinispleki. Mari, missi on? Ta tombas kiiresti varruka alla. Mitte midagi, Emma. Loin vastuautoust. Ja, tead ju, kui kohmakas mä olen. Tänä erätas, aga siinä erätus ei joudnutta silmadesse. Mä tahtsin teda survestada. Mä tahtsin haarata ta käest, vietä oma koju, istutada ta köögilaua taha ja öelda. Ytle mulle tode, mis sinuga toimub? Aga just siis helisestä telefon. Tavoittis selle taskust väliä. Nägin ekraanil nime, Markus. Teema nägu muutus. Järsku kustus kogu valgus. Vabandust, Emma, pian selle vastu vuotma. Ta köndis par sammu Emmalle. Minä seisin seal, teesklesin, et kontrollin avokadosid, aga kuulasin. Ja, olen teel. Ei, mä ei ole hiljaks jäänud. Mä ostan seda, mitä sä palusid. Ja, su isä on juba seal, mä tean. Mä tulen, Markus. Mä tulen. Ta pani toru ära. Ta tuli minun juurde tagasi. Ta ei nä erätänud enam. Emma, mä pian minema. Markus otab mind. Niruttu. Me pole isegi rääkida joudnud. Mä tean. Mulla on kahju. Mu ei joudis varakohalle ja mä pean ohtusööki tekemä. Su ei elab sinuga? Ei, Emma. Agata sööb meiega peaaegu iga päev. Tead,
Markus on ta ainus poik ja kuna tema nainen suri. No, ta on yksi. Midagi muutus murinnus pinkulliseksi. Ja sä olet sellega naus. Muidugi, Emma. Se on normaalne. Ta on ta isä. Se ei ollut normaalne, aga mä ei öelnud midagi. Mari andis mulle kiire suudluse poosele, haaras oma käru ja lahkus, peaigu joostes. Mä seisin sial keset supermarketit tyhjäde käteen ja raske sydämega. Sel öösel mä ei saanut magada. Helistasin Jyrille. Jyri, me peämme Marist rääkima. Mis juhtus? Mä ei tea, aga midagi ei ole korras. Kasta rääkis sulle midagi? Ei, aga mä nägin teda tänä. Tal on randmel sinikas ja ta on vägä köhn ja närvillinen. Ja sä arvad, et Markus lööb teda. Mä ei tea. Ta ytleb, et ei. Aga Liis, kui sä midagi kahtlustad, peämme midagi tegema. Mä tean, aga mä ei saa teda syydistada ilma toen diteta. Mis siis, kui mä eksin? Mis siis, kui Mari minuga vihastab? Jyri okas. Olgu, aga mä räägin temaga, yksi. Aita, Jyri. Mä panin toru ära, aga Jyri ei saanut temaga rääkida, sestiga kord kuita provisteda näha, oli Maril vabandus. Ta oli hoivatud, ta oli väsinud, Markus ei saanut sel päiväl tulla, ta ei vajas midagi, alati midagi. Ja kaugelt vaatasin, kuidas mut tytär hääbus, vähehaaval, nagu kyynal, mida keegi puhub, ornalt, pidevalt, kunivalgust enam ei jäänud. Möödus veel 3 kuud. Mari sai 26, mä tegin talle synnipäiväpeo oma kodus. Kutsusin Jyri, kutsusin ta sobrad, kutsusin Markuse. Markus saabus hiljaa. Ta oli toosine. Ta istus laua tahana erätamata, kellegagi rääkimata. Mari oli tema körval, vaikne pinges, nagu ootaks plahvatust. Mä pyydsin ohtut meeldivaks teha. Tegin ta lemmiktoitu. Lasagne kyyslauguleiva ja suure salatika. Panin muusika, toin koogi väliä, aga pinge oli niin paks, et seda oleks voinut noaga loigata. Kui me laulsimme palju anne synnipäiväks. Pruvis Mari nairatada, aga ta silmad olid täis pisaraid. Pärast ohtusööki tousis Markus pystii. Me lahkume. Mu isä ootab meid. Sinu isä. Kysisin mä. Aga si on Mari synnipäiv. Mä tean, aga ta tahab teda näha. Ta on tema minia. Mari tousis pysti ilma sonagi ytlemata. Ta kallistas mind kiiresti. Aita, Emma. Se oli ilus. Kallis, miksi sä ei jää veidi kauemmaksi? Sus sobrad joudsid just kohale. Mä ei saa, Emma. Markusel on oigus. Tema isä ootab meid. Nad lahkusid. Mä seisin seal, vaadates, kuidasuks sulgub, puuleldi söödyd koogi ja ikka veel polevate kyynaldega. Jyri tuli minu juurde. Liis. Se mes ei ole korras. Mä tean. Ja Mari sammuti mitte. Mä tean. Me peamme midagi tegema. Aga mida, Jyri? Mida me teemme? Kuita ei lase meiltedä aidata? Tal polnud vastust. Kellelgi polnud. Ja vahepeal mu tytär kadus. Ja minä, tema Emma, ei teadnud, kuidas teda päästä, kuniselle päiväni. Sel päiväl, kuita mulle murduva häälega helistas, ööldes. Emma, mu ai loi mind, ja mä muistsin, et katlusteks polnud enam aikaa. Oli aeg tegutseda. Pärast seda synnipäivä muutus minus midagi. Mä ei saanut enam teeselda, et koikon korras. Mä ei saanut enam oodata, et Mari mulle tot räägiks, sest kannatava tytresonad ei tule alati. Manikord karjub vaikus valjemini. Mä otsustasin teda kylästada ilma ette helistamata. Oli teisipäivä pärast lounaa. Mä lahkusin tölt varaa, motlesin väliä vabanduse oma ylemuselle ja soitsin Mari ja Markuse kodu juurde. Se oli väike maja vaikses Kristiine linnaosas. Mitte midagi uhket, aga kena. Tal oli väike aed lillade hortensia tega. Kui mä kohalle joudsin, polnud Markuse autot siil. Se andis mulle julgust. Mä koputasin ukselle, mä ootasin. Keegi ei avanud. Koputasin uudesti. Mari. Se olen minä, Emma. Mä kuulsin aeglaseid samme, just kui keegi kohkleks, kas avada voi mitte. Uks avanes vaid prao. Mari piilus väliä. Teema juuksed olid lahti, sassis. Tal oli seljas vana teesärk ja dressipyksid.
Ta nägi välja väsinud, niin väsinud. Emma, mitä sä siin teed? Tulin sind vaatama. Kas mä voin sisse tulla? Ta vaatas tahapoole, Maija, just kui otsides midagi voi kedagi. Markust pole siin, ütlesin mä. Nägin, että autot pole. Ta hingas sykävalt sisse. Ta avas ukse veidi rohkeam. Tule sisse. Ait mä astusin sisse. Maja loonas valgendajajärjelle, puhtajärjelle. Liiga puhas. Just kui oleks keegi tundide kaupakyyrinud. Elutuba oli laitmatu, divani padjad täijuslikult paigutatud. Kohvilaud ilmatolmu kybemeta, koik oma kohal, koik täijuslik. Liiga täijuslik. Tahad kohvi? Kysis Mari. Jah, kallis. Aitäh. Läksimme kööki ja sil nägin mä midagi, mis murdis mu sydäme. Seinal, pliidi körval, oli nimekiri, mehekäe kirjaga kirjutatut nimekiri. Sial seisis Maja reglid. Ahtusöök peab olema valmis täpselt kell 7. Maja peab olema puhas enne, kui mä koju jouan. Külastajaid ilma ette teatamata ei ole. Ära lahku ilma loata. Austa minu isa nagu omaenda. Mä tardusin. Mari. Missi on? Ta jätkas kohvi tekemist mind vaatamata. Niid on Markuse reglid. Markuse reglid. Ja. Ta ütleb, et Maja toimi paremini kuin on kord. Ja sä olet sellega nous. Ta jäi vait, valas kohvi 2 tassi, andis yhden mulle ja istus minuga köögilaua tagavastamisi. Emma, mä tean, et sä ei saa aru. Agani töötab tema perekond. Tema isä kasvatas Markuseni ja Markus tahab, et meie kodu oleks samasugune. Ja sinä? Mitä sinä tahad? Ta vaatas alla. Mä tahan, et mu abielu toimiks. Aga kas se on abielu? Mari, voi on siivangla. Ta vaatas ylös. Tema silmät olit pisarait täis. Ära ytle seda, Emma. Kallis, niin reglid, se ei ole normaalne. Se ei ole armastus, se on control. Se ei ole control, se on discipliin. Markus ytleb, et tänä päivä naiset ei oska enää olla abikaasad, et nad ei oska kodu eest hoolitseda, et tema Emma oli teistsugune, et tema teadis oma kohta. Tema kohta. Mari, kuula ennast. Millal sä hakkasit niin rääkimään? Sellest ajast, kui mä sain aru, et kui mä tahan, et se toimiks, pean mä kohanduma. Kohanduma voi ennast kustutama. Ta tousis pysti. Ta värises. Emma. Mä hindan, et sä tulid, aga mä ei vaja, et sä ytleksid mulle, kuidas oma elu elada. Minä valitsin abielluda Markusega. Minä valitsin selle. Sinä valitsit selle. Voi vendisind, et se on oike. Aitab. Emma. Tema karje jättis mind hingetuks. Mari polnud mulle kunagi karjunud, mitte kunagi. Ta kattis oma suu kätega, just kui ei suudaks uskuda, mitä ta just tegi. Pisarad hakkasid voolama. Mul on kahju, Emma. Mul on kahju. Mä ei tahtnud. Mä tousin pysti. Mä kallistasin teda. Ta vajus mu sylle kokku. Ta nuttis. Nagu mä polnud teda näinud nutmas sellest ajast, kui ta oli väike tydruk. Mä olen nii väsinud. Emma, nii väsinud. Mä tean, kallis, mä tean. Markus ei ollut varem selline, mä vannun. Kui me kohtusimme, oli ta teistsugune, ta oli armas, ta oli tähelepanelik, aga pärast abiellumista muutus. Voi äkki mä ei tuntnud teda kunagi. Kas ta on sind löönud? Ta tombus minust Emmalle, pyyhkis pisarad. Ei, mitte tema. Tema poole mulle kät kylge pannut. Siis kes? Vaikus. Mari. Kes? Ta sulges silmad. Tema isä. Maailm jäi seisma. Mitä? Tema isä. Ta. Ta karjub mu peele. Ta ytleb, et mä olen kasutu, et mä ei oska syö teha, et mä ei oska koristada, et mä ei ole piisavalt hea, et olla tema poja naine. Ja monikord ta lykkab mind voi haarab mu käest voi viskab mulle asju. Ja Markus? Markus ei tee midagi. Ta ytleb, että isal on oigus, et mä pian oppimaan, että Emma talus rohkeam. Mä vaevu suutsin hingata. Mari, se on vägivald. Ei, Emma, se ei ole vägivald. Se on lihtsalt. Lihtsalt tema isä on teisest generationist. Ta on yksi neist karmidest meestest, sä tead,
millised nadon. Ei, kallis, se ei ole teisest generationista olemine, se on väärkohtlemine. Ja su abikaasa on kaasosaline. Ära ytle seda. Miksi sä teda kaitsed? Sesta on mu abikaasa. Ja mis siis? Kas se annab talle oiguse lasta sul kannatada, ta jäi vait. Ta vahtis porandat, ta käed värisesid. Mä polvitasin tema ette, mä vuotsin ta käed oma kätte. Mari, kuula mind huulikalt. Sa ei vääri seda. Sa väärid meest, kes sind kaitseb, kes sind armastab. Ja kui Markus seda ei suuda, siis ta ei ole sinu jaoks oikemees. Aga Emma, mä armastan teda. Mä tean, kallis, aga armastusest ei piisa. Armastus ilma austuseta ei ole armastus, se on soltuvuus. Ja soltuvuus tapab. Ta vaatas mulle otsanende valuga täidetud silmadega ja hetkeksi mä arvasin, että reageerib. Mä arvasin, että ytleb. Sul on oigus, Emma, viimin siit minema. Agata ei teinud seda. Selle asemel pyyhkistä pisarad, tõusis püsti ja ütles. Emma, mä hindan, et sä minu pärast muretsed, aga minuga on koik korras, toesti. Mä lihtsalt läbin rasket faasi. Koik abielud läbivad seda. Ei, Mari, mitte koik. Ja, Emma. Sinul ja isal olidka problemid. Aga su isa ei lubanud kunagi kellelgi mind solvata ja mä ei laskenut tal mind kontrollida. No, võib-olla selle pärast te lahku läksi tegi. Need soonat tegid mulle rohkem haiget, kui mä ootasin. Mari märkas. Tema nägu muutus. Mul on kahju, Emma, mä ei muelnud seda. Olen lihtsalt segaduses. Olen väsinud. Aga mä luban sulle, et minuga on koik korras. Ja. Mä luban. Mä ei uskonut teda, aga mä ei saanut teda sundida lahkuma. Mä ei saanut teda sellest majast väliä vedada, sest Mari ei olnud enam laps. Ta oli täiskasvanut nainen ja otsused olid tema omad, isegi kui niid otsused teda seest puult tapsid. Mä jätsin temaga hyvästi, kallistasin teda kovasti, ütlesin talle, et kuita kunagi abi vajab, peab ta lihtsalt helistama, igal ajal, päiväl voi öösel. Ta noogutas. Ta ütles ja, ta tiib seda. Aga mä tiedsin, että ei tee, sest Mari oli juba loksus ja halvim oli se, että ei näinud seda. Voi äkki nägi, aga ta oli otsustanut vaikida. Alluda. Kannatada. Nagu nii paljud naised. Nagu tema vana ema. Nagu tema vana ema. Nagu polvkonnad naisi. Kees oppisid, et vaikne kannatus on vuorus. Aga mä ei kavatsenut lasta oma tytrel seda teed järgida. Mä lahkusin sellest majast murtud sydämega, agaka millegi muuga, kindlusega. Kui Mari ei suutnud ennast päästä, siis teen seda minä tema eest. Mä helistasin Jyrille selsamal ohtul. Mul on vaja, et sä oleksid valvel. Kui Mari mulle helistab, kuita mulle midagi räägib, pead sä olema valmis tegutsema. Mida sä arvad, et juhtub? Mä ei tea, aga midagi juhtub. Ja kui se juhtub, siis mä ei köhkle. Mä lähen tema järjelle ja toonta sealt väliä. Ja kui Markus vastu hakkab, siis tegelemme Markusega. Ja tema isaga. Oli vaikus. Kui tema isa sekkub, Jyri, siis sä pead tekemään oma tööd. Moistetud? Mä panin toru ära ja ootasin. Ootasin nädalaid, kuid, klomp kurgus, hirmsist pult närimas. Moeldes. Kas mä reageerin yle? Kas mä olen liiga kaitsva tema? Kas Mari on toesti ohusvoima lihtsalt kujutanas juette? Kuni yhel päeval, kui olin tööl, helises mu telefon ja mä kuulsin oma tytre häälт, murduvat, hirmunud, öeldes mulle, Emma, mu ailoi mind, ja koik plahvatas. Monikord me usaldamme valesid inimesi liiga palju. Kas sind on kunagi kegi, keda sä armastasid, alt vedanud, räägi mulle oma lugu kommentaarides. Mä tahan neid lugeda. Kuud, mis järgnesid sellelle külastusele, olid mu elu raskeimad. Mä jätkasin tööd, mä jätkasin oma rutiinset elu, aga osa minusta oli alati valvel, alati ootamas, nagu luum, kes tunneb tormi enne esimest vihmapiiskaa. Mari helistas mulle aeg ajalt, alati lyhikesed vestlused, alati selle kontrollitud, maudetud häälega,
Just kui keegi kuulaks teisel puul. Tere, Emma. Kuidas sul läheb? Hästi, kallis. Ja sinul? Ka hästi. Lihtsalt helistasin, et tere öeltä. Kas sä olet kindel? Kas koikon korras? Jah, Emma, koikon korras. Mä pean minema. Mä armastan sind. Jätä pani toru äärä. Mä seisin sil telefon käes, tundes, et midagi on valesti, aga sutmata midagi tehdä. Jyri ütles mulle, et mä oleksin kannatlik, et Mari piebise sellaista rusaamaa, et kui me teda surume, tombubta vil rohkem imale. Vaibolla tal oli oikeus, aga kannatlikus tiibhäiget. Si tiibhäiget nagu eglane nuga, mis kierleb surinnus iga päev. Yhel pärast lounal, kui olin Turul nädala toidukaupu ostmas, nägin kedagi, keda mä tunsin. Se oli Kärt, Naberlin nausast, kus Marielas. Tunsin teda, sest kord, kui käisin oma tytart kylästamas kastista oma aeda ja me tervitasimme. Proarand, eks? Ütles ta. Jah, Kärt. Tore sind nähdä. Kuidas Maril läheb, kysymys tabas mind ootamatult. Tal läheb hästi. Miks? Kärt alandas häältä, vaatas ringi, just kui ei tahaks, et keegi teine kuuleks. Asi on selles. Mä ei taha sekkuda, aga mä olen märkännyt asju. Mu sydä hakkas kiiremini löömä. Mis asju? No, monikord mä kuulen Marimajast karjumist, mehe hält, väga valju. Ja ykskord nägin, kuidas Maria ei majast lahkus, ukse pauguga kinni lyues. Ta nägi väljära evunud. Ja siis nägin mä Marit aknast. Ta nuttis. Sulgesin silmad, hingasin sykävalt sisse. Millal si oli? Umbes aika tagasi. Tahtsin minna ukselle koputama, aga mumis ütles mulle, et mä ei sekkuks, et se on pereasi. Jakassa oled Marit viimasel ajal näinud. Ja aga ta vaivu käyb enam väljas. Mä nägin teda varem jalutamas voi tööle minemas. Nüüd mä vaivu näen teda. Ja kui näen, on tal alati kiire, just kui ei tahaks, et keegi temaga räägiks. Ja Markus. Ta lahkub vara ja tuleb hilja tagasi. Aga tema isä, se mees, käyb seal peaaegu iga päev. Monikord jääb ta hilja ohtuni. Ja Mari on temaga yksi, jah. No, kuni Markus kohdalle jõuab, mu käed värisesid. Kärt, kui sä kuuled jälle karjumist, kas sä saad mulle helistada? Mä ansin talle oma telefoninumbri. Palun, ta on mu tytär. Ta nuugutas. Muidugi, proua. Mulla on ka tytär. Mä saan aru. Me jätsimme hyvästi. Mä lahkusin Turult midagi ostmata. Mä istusin autossa ja nutsin. Mä nutsin vihast, abituse pärast, hirmust, sest nüüd ei olnud se enam ainult kahtlus. Nüüd olid tunnistajad, olid karjed, olid pisarad. Ja minä, teema Emma, ei saanut midagi tehdä. Voi äkki saingi. Voib olla sain mä tehdä midagi, mitä mä olin vältinud. Mä helistasin Jyrille. Mul on vaja, et sä teeksid taustakontrolli Mari äijä, Markuse isä kohta. Mä tahan teada, kestä on, mitä ta on teinud. Kas tal on karistusregister. Sä arvad, et tal on karistusregister. Mä ei tea, aga mees. Kes kohtleb naist niimoodi, kes karjubta piile, kes lykkab teda, simis ei oppinut seda üleöö. Keegi opetas talle voita on alati selline olnud. Olgu, las mä vaatan mitä mä leijan. Mis on ta nimi? Endel. Endel Kiviselg. Ta oli sojaväes, nyt on tal autosade ääri pohjas. Täjuslik. Mä helistan sulle pari päivä pärast. Jyri oli politseinik, tal olid kontaktid. Ta teadis, kuidas infot leida. 3 päivä hiljem ta helistas mulle. Liis, mä leidsin midagi. Mida? Endel Kiviselg on minevikus. 15 aastat tagasi esitas tema naine, Markuse Emma, perevägivalla avalduse. Mu veritardus soontes. Mida? Jah, Agata vuotti selle möne päivä pärast tagasi. Avalduse kohaselt ütlestä, et se oli arusaamatus, et neil oli dabieluprobleemid, et koik lahenes. Ja pärast seda mitte midagi. Rohkem avaldusi ei olnud. Aga monede tollaste naabrite sonul oli karjumist kuulda sageli ja tema, naine, lopetas kodust lahkumise.
Ta muutus väga vaikseks, väga alistuvaksi. Ja kuidesta suri. Ametlikult vähki 8 aastat tagasi. Aga monet ütlevad, et vähk ei olnud ainus asia, mistä ta tappis. Että oli väga köyhän, väga nörk. Just kui oleks ta lopettanut söömise, just kui oleks ta alla andnud. Mä tunsin, et mä ei suuda hingata. Jyri, se mies tappis oma naise. Mitte lögiga, agata tappista. Ta kustutasta vähehaaval, mä tean. Ja nyt teeptä sama Mariga. Ja Markus. Markus kasvas seda vaadates, kuidasta isä karjub, vaadates, kuidasta ema alistub. Ta oppis, et nii abielu töötabki, et mes käsib ja naine kuuletub. Ja nyt ta kordab seda mustrit. Mä pean Mariselt väliä tooma. Agata ei taha lahkuda. Siis mä teen niin, että tahab. Kuidas? Mä ei tea, aga mä teen midagi. Mä panin toru äärä. Sel öösel mä ei saanut magada. Mä olin yleval, vahtisin lage, moeldes Marille, moeldes sellelle Majalle, moeldes sellelle Mehelle, Endelille, kes käis sil iga päiv. Karjudes, lykätes, äglaselt hävitades mu tytrehinge. Ja moeldes Markuselle, Mehelle, ketä mä pidasin heks. Mehelle, kes lubas Marit armastada ja kes nüüd, nagu argpyks, lubas oma isal teda kohelda nagu prygi. Mä otsustasin tehdä midagi riskantset. Järgmisel päivällä lahkusin mä tölt vara. Mä soitsin Mari Madja. Mä teadsin, et Markust ei ole siellä. Mä teadsin, et siellä on ainult Maria Endel. Ja just seda mä tahtsingi. Jaudsin kohdalle kell 3 pärastlõunal. Helistasin kella. Keegi ei vastanud. Helistasin uudesti. Ootasin. Lopuks avanes uks. Se oli Endel. Pik, laja olgne. Karmi näo ja kylmä pilkuka. Mitä te tahate? Ütlestä mulle, selle tooniga. Mitä kasutavat mehed, kesusuvad, et naiset ei vääri austust. Mä tulin oma tytart vaatama. Teda pole siin. On kyl. Tema auto on siellä. Mä osutasin Mari autolle, miss oli parkitut maja ette. Endel surus oma lauad kokku. Mä ütlesin, et teda pole siin. Ja minä ytlen, et mä tahan teda nähdä. Me vahtisimme teineteist. Se oli vaikne duel, tahte jouduude lahing. Mä ei kavatsenut taganeda. Moone sekundi pärast astusta körvalle. Tulke sisse. Aga ärge kaua viitke. Mulla on asju teha. Mä astusin sisse. Maja oli pime, kardinat ees, raske. Mari, hyydsin mä. Ei mingit vastust. Mari on köögis, ytles Endel, kädristi. Mä läksin kööki ja seal oli mu tytar, seljaga minu puule, seistes pliidi juures, tehes syöa. Mari. Ta pyöräs ympäri ja se, mitä mä nägin, hävitas mind. Tema nägu oli paistes, silmät punased ja tema vasakulponsel värskepunainen jälg. Emma, sosistasta. Endel ilmus minu selja taha. Teie tytar on väga kohmakas. Ta loi pea vastu kappi. Mä vaatasin talle vihaga otsa. Ta loi pea vastu kappi voi te loite teda. Tema nägu ei muutunut. Ta ei näidanud yles yllatust, ei syyd, ainult pölgust. Proua, mä sovitan teil lahkuda. Teil pole siin asia. Mul on siin igati asia. Ta on minu tytar. Ja ta on minu pojanaine. Ja seni, kunita selles majas elab, on mul oigus teda parandada, kuita teeb vea. Parandada? Kas te nimetätte seda nii? Kas naisen löömine on teema parandamine? Kuita ei oska syö tehdä, peab ta oppimaan. Minu naine oppis ja Mari opib samuti. Mari hakkas nutmaa. Herra kiviselg palun, lopetage. Ole vait, karjusta teema peile, ja mä plahvatasin. Mä kondisin teema juurde. Väike, ja. Agaraevukas. Ärge kunagi karjuge teema peale uesti. Ärge kunagi pange talle kat kulge uesti. Sest kui te seda teete, siis te kahetsete seda. Taneeris. Kylm, pilkavneer. Mitä te kavatsette tehdä? Yksik naine, lahutatud. Mä voin olla lahutatud, aga mä ei ole yksi. Ja kui te puudutatte yhtä karva mu tytre piil, siis saatte teada, millinen porgu te gelikulton. Kas te ähvardatte mind? Ei, mä hoijatan teid. Me vahtisimme teineteist. Se kord oli tema esimene, kes pilgu ära pööras. Lahkuge, enne kui mä politsei kutsun. Kutsuge.
Mari isä on politseinik. Mä oleksin roomus kuita tuleks. Se ajasta endast väliä. Vaid hetkeksi, aga sellest piisas. Mari, lähme, ütlesin mä. Te ei saa tehdä ära viia, ütles Endel. Ta on täiskasvanu, ta saa lahkuda, millal tahab. Kas pole, Mari? Mari vaatas mulle otsa. Tema silmades oli niin paljon hirmu, niin paljon valu, niin paljon segadust. Emma, mä ei saa. Markus on vihane. Lasta olla vihane. Sa ei saa siia jäädä. Agata on mu abikaasa. Ja sa oled minu tytär. Ja mä ei lase kellelgi sulle haiket teha. Ei tema isal, ei temal, ei kellelgi. Mari nuttis kovemini. Emma, mä ei tea, mitä teha. Minä tean. Usalda mind. Endel astus meie puule sammu. Kuiteta ära viite, tuleb Markus teda otsima. Ja se ei ole ilus. Lasta tuleb. Mä ootan. Mä vuotsin Mari käest kinni. Ta värises, Agata ei lasknut lahti. Lähme kallis. Me lahkusimme sellest majast. Endel ei peatanut meid, aga tema pilk. Tema pilk oli puhas viha. Mä sain Mari autosse, ta nuttis lakkamatult. Emma, mitä mä teen? Markus tapab muu. Ei, Mari, keegi ei tapa sind. Mä luban. Soitsin tagasi oma koju. Mari ei lopetanut nutmistervetee. Kui me kohdalle joutsimme, panin mata elutuppa istuma, tegin talle kummeliteed ja kallistasin teda. Koik saab korda, kallis. Mä luban. Aga sykäväl sisimas mä teadsin, et si on alles algus. Sest Endeli suguset mehed ei lase oma ohvreid nii lihtsalt minemaa. Ja Markuse suguset mehed, kes on kasvanut väkivallas, samuti mitte. Sel ösel helistasin mä Jyrille. Mul on vaja, et sä tuleksit siia. Mari on minuga ja mä arvan, et Markus tuleb. Olen teel, ja me ootasimme. Kui mä teille seda koike räägin, mutlen mä, kus te voitte kuulata. Kirjutage oma linnanimi kommentaaridesse. Mari veetis terve minu kodus. Ta ei rääkinud palju, vaid nuttis. Ta kallistas ennast. Ta värises iga kord, kui kuulis tänavalt myra. Mä istusin tema körval elutoa diivanil ega liikunud. Mä kallistasin teda. Mä silitas tema juukseid nagusiis, kuita oli väike tydruk ja nägi audusune nagusid. Se on läbi, kallis. Se on läbi. Aga se ei olnut läbi. Se oli allesalgus. Jyri saabus kel 21. Ta oli ikka veel mundris. Kuita Marit nägi, muutusta nägu. Ta silmät täitusid pisaratega. Mitä nad sinuga tegid, mu tydruk? Mari tousis pysti ja juoksis teda kallistama. Ta nuttis tema rinnal, naguma polnut teda aastaid nutmas näinud. Isä, mul on kahju. Mul on kahju, et mä sulle varem ei öelnud. Sul pole millegi pärast kahju olla, Mari. Mitte miski sellest ei ole sinu syy. Jyri vaatas mulle yle Mari pea. Ta silmad ütlesid sama, mis minu omad. Se ei saanut jatkuda. Me kolme kesi istusimme elutoas. Mä tegin kohvi. Mari joi seda aeglaselt, käed värisesid. Mari, ütles Jyri pehme häälega. Mul on vaja, et sä räägiksid mulle koik algusest peale. Kartmata, häbitä. Koik. Mari vaatas alla. Mä ei tea, kust alustada. Alusta algusest. Millal se koik algas? Ta hingas sykävalt sisse. Mä arvan, et se algas juba enne. Kui me abiellusimme, aga mä ei saanut aru. Mitä sä muotled? Kui Markus ja minä käisimme. Oli ta väga ta helepaneelik, aga ka väga armukade. Kui mä läksin sopradega väliä, helistasta mulle iga puule tunni tagant. Kui mä kohe ei vastanud, vihastasta. Ta ütles, et mä ei armasta teda, et kui mä teda toesti armastaksin, oleksin mä talle alati kätte saadav. Jyri ja minä vaatasimme teineteist. Mä arvasin, et se on sellepärast, että armastab mind nii palju, jätkäs Mari, et armukadedus on armastusemärk. Aga nüüd mä saan aru, et se ei olnud. Se oli kontrollimärk. Ja teema isä. Kysisin mä. Millal sä teema isäga kohtusid? Mä kohtusin teemaga kuu aega pärast seda. Kui Markusega käymä hakkasin. Me läksimme paidesse. Endel, Markuse isä, vuottis mind oma kodus vastu, aga ta polnud lahke.
ta vaatas mind pealaist jalatallani, just kui hindaks mind, ja siis ütlestä Markuselle otse minu ees. Ta on ilus, aga ma laudan, että oskab syödä tehdä, sest naine, kes ei oska syödä tehdä, ei kalpa abikaasaks. Ma olin vapystatud, ja mitä Markus ytles, ta nairis. Ta ytles, älä muretse isä, kuita ei tea, void sinä talle opetada. Mari okas. Ma tunsin endeba mugavalt, aga ma arvasin, et si on litsalt tema viis, että on teisest generationist, et aja pikku tavoitab mind omaks. Jaakas tavoittis sind omaks, kysis Jyri. Ei, ta ei vot nüüd mind kunagi omaks. Alates pulmapäiväst hakkas ta mind kritiseerima. Ta ytles, et mu kleed oli liiga lihtne, et vastuvuotutoit ei olnud hea, et ma olin kutsunut liiga paljon inimesi omapuolt ja mitte piisavalt teemapuolt. Koik, mitä mä tegin, oli vale. Jakas Markus kaitse sind. Mari raputas pead. Ei, ta ytles ainult. Mu isal on oigus, sä pead paremini tegema. Tunsin, kuidas viha mu rinnus tousis. Pärast pulmi, jätkas Mari, hakkas endel meie juures käima iga päev. Alkuses tuli ta lihtsalt ohtusöögile. Markus ytles, että isä on yksik, et sellest ajast, kuita ema suuri, puoletal kedagi, et se on meie kohustusteema eest huulitseda. Huulitseda tema eest, ytlesin mä, voi lasta talsin kontrollida. Mä ei näinud seda niimoodi, ema. Mä arvasin, et olen hea minia, hea abikaasa. Aga mitte miski, mitä mä tegin, ei olnut kunagi piisav. Kui mä tegin kana, ytlestä, et tahab steiki. Kui mä tegin steiki, ytlestä, et se on kange. Kui mä oli puhas, leidistä kuskilt tolmu. Kui mä nairatasin, ytlestä, et mä olen lol. Kui mä olin tosine, ytlestä, et mä olen hapu. Pisarad hakkasid uesti vuolama. Ja Markus hoidis alati teemapuule, alati. Ta ytles, että isä pyöb mind lihtsalt aidata, et kui mä kuulanta nowadayd, olen mä parem abikaasa. Ja millal löömine algas, kysis Jyri, ta hääl pinges. Mari sulges silmad. 6 kuud tagasi, mä tegin syöä, tegin juurviljasuppi. Endel saabus, maitses suppi ja ytles, et se on kohutav, et se näeb välja nagu must vesi. Mä ytlesin talle, et mul on kahju, et mä teen uudesti. Agata tousis pysti, haaras kausist ja viskas selle vastu seinä. Klaasikillud lendasid yle poranda, ja siis haarasta mu käest ja tombas mind enda puule. Mu sydä tagus niin kovasti, et se teki haiget. Ta ytles. Sä oled kasutu. Minu naine teki 1000 korda paremini syöä kuin sinä. Mä ei tea, mitä mu poeg sinu suguses keskperäses naises nägi. Mä hakkasin nutma. Mä ytlesin talle, et mul on kahju, et mä tiin paremini, aga ta pigistas mu kät niin kovasti, et se jätti sinikad. Ja siis ta lykkas mind. Mä kukkusin, loin puusa vastulauda. Jyri tousis pysti, raevus. Ja kus oli Markus? Elutoas, vaatas telekat. Ja ta ei teinud midagi. Ta tuli kööki nägi. Kuidasta isä minu peale karjub. Nägi mind pörandal ja ytles ainult. Mari touse pysti, korista se jama ära. Ja järgmine kord tee midagi korralikku syöä. Vaikus, mis järgnes, oli raske, niin raske, et mä vaevu suutsin hingata. Se oli esimene kord, kuita mind loi, ytles Mari, aga se ei olnud viimane. Sellest päivästä peale muutus endel aggressiivsemaks. Ta lykkas mind, sikutas mu justest, näpistas mind. Ja alati oli Markus Seal, nägi koike ja ei öelnud midagi. Miksi sä mulle varem ei helistanut? Kysis Jyri, ta hääl murdus. Sest mul oli häbi, isä. Sest mä arvasin, et se on minus syy, et kui mä oleksin parem abikaasa, parem kok, parem naine, ei juhtuks midagi sellist. Mari, kuula mind huulikalt, ytles Jyri, polvitas tema ette. Mitte miski sellest ei ole sinu syy. Mitte miski. Se mees on väärkohtleja ja sumees on arkpyks. Ja nad molemmat väärivad vanglassa minemist. Aga isä, mä armastan teda. Mä armastan Markust. Kellegi armastamine
kes laseb sul kannatada. Se ei ole armastus, kallis. Se on hirm. Mari kattis omanau kätega. Mä ei tea, mitä tehdä. Mä ei tea, kuida sellest väliä tulla. Mä läksin tema juurde. Mä vuotsin ta käed oma kätte. Sä olet juba väljäs, Mari. Sä olet siin meiega. Sä olet turvalliselt. Aga Markus tuleb. Ta sunnib mentagasi minema. Lasta tuleb. Ütles Jüri. Mä olen siin. Ja ta ei viisin kuhugi. Ja kuita tuuboma isa. Kuita tooboma isa, siis veel parem. Sest mä arreteerin ta ryndamise eest. Aga isa, mul pole toendeid. Mä ei käynyt arsti juures. Mä ei teinud sinikatest pilte. Toendid on sinu kehal ja sinu tunnistus onka toend. Sellest piisab. Mari raputas pead. Sellest ei piisa. Endelil on raha. Talon sidemed. Ta saa palkata advokaate. Ta saa öelda, et mä valetan. Et mä olen hal. Siis me huolitsemme selle eest, että ei saaks ytläsin mä. Nad molemmat vaatasid mulle otsa. Kuidas? Kysis Jyri. Homme me lähme Mariga jaoskonda. Me esitämme ametliku avalduse Endeli vastu ryndamise eest. Markuse vastu kaasosaluse eest. Emma, mä ei saa. Jah, sä saad. Ja sä tiid seda. Sest kui sä seda kohe ei tee, siis se jatkub ja yhel päivän läheb seemes liiga kaugele ja ta tapab suu. Mari vaikis. Ta teedis, et mul on oigus. Olgu, ütles ta lopuks. Mä teen seda. Jyri noogutas. Hea. Mä lähen sinuga ja mä huulitsen selle eest, et seda avaldust voitaks toosiselt. Me kolmekesi kallistasimme. Se oli pik kallistus, murtud. Aga ühtse perekonna kallistus. Perekonna, kes voitleb, kes peab vastu. Aga sel öösel juhtus midagi muud. Kel kadimyk toulumme koputati uksele. Me kolmekesi tardusimme. Se on tema, sosistas Mari. Jyri tousis pysti, ta läks ukse juurde. Kes on? Kysis ta avamata. Se olen Markus. Olen siin oma naise pärast. Teda pole siin. Mä tean, että on siel. Su ema viista äära. Mä tahan temaga rääkida. Pole midagi rääkida. Minema. Mä ei lahku ilma Marita. Markuse hälköolas meelle heitlikult, vihaselt. Jyri avas ukse, vaid pragu, piisavalt, et Markus näeks tema mundrit. Mä ütlesin sulle, et lahkuksid. Kui sa ei lähe, arreteerin mä suurahurikkumise eest. Kas sa ähvardad mind? Ei, mä hoiatan sind. Mari on siin oma vabaltahtel ja ta ei tule sinuga. Ta on mun naine. Ta peab minuga tulema. Ta on inimene, mitte sinu vara. Markus provisust lykätä. Jyri hoidis seda kindlalt. Astu vil yksam ja mä panen sulle käyrauad. Markus tardys. Ta hingas raskelt. Ta silmad olit punased. Just kui oleks ta nutnut voi molemmat. Mari, karjusta. Mari, tule väliä. Me peamme rääkimä. Mari tousis divanilt. Mä provisin teda peatada, aga ta viipas käega. Ta kondisukse juurde. Jyri astus kõrvale. Markus, ütles Mari, ta häl kindel. Mä ei tule tagasi. Mida? Miks? Mida su ema sulle rääkis? Kas ta paneb sulle ideid pähe? Keegi ei pannut mulle midagi pähe. Mä nägin töde. Mis töde? Et su isä loi mind ja sinä lubasid seda. Mu isä lihtsalt opetas sind. Ei, karjus Mari. Su isä värkohtles mind ja sinä oled kaasosaalinen. Markus vaikis. Esimest korda polnud talvastust. Mä armastasin sind, Markus. Toesti armastasin, aga mä ei saa enam niimoodi elada. Mä ei saa enam tee selda, et koikon korras, kui si pole. Mari, palun, räägime. Parandamme selle. Pole midagi parandada. Homme lähen mä politseijaoskonda. Mä esitän avalduse su isä vastu ja kuivaja, siska sinu vastu. Markuse nägu muutus paluvast raivuks. Sä kavatsed main teatada. Pärast koike, mida mä sinu heaks tegin? Mida sä minu heaks tegid, Markus? Lasid mul kannatada. Lasid oma isal minda alandada. Seda sä minu heaks tegid. Mä ansin sulle kodu. Mä ansin sulle oma perekonnanime. Mä ansin sulle. Sä ei annut mulle midagi. Sä ainult vatsid minult. Sä vatsid mu väärikuse, mu rahu, mu onne. Markus astus sammu tagasi. Just kui oleks Mari sonad fyysillised lögid.
Sä kahetsed seda, ytlestä kylmä hälega. Te molemmat kahetsette seda. Jyri astus temaette. Kas se on ähvardus? Ei, se on lubadus. Sest muu isä ei jää vait, ja minä samuti mitte. Ta pööras ymber ja lahkus. Ta istus autossa ja kihutas minema. Jyri sulkes ukse. Ta vaatas mulle otsa. Se ei ole läbi. Matean. Se mes tuleb tagasi ja ta toob tõenäoliselt oma isä. Matean. Ja kui nad tagasi tulevad, on se inetu. Matean, Jyri, aga se ei huvita mind. Sest seekord ma ei lasen neil mu tytart haavata. Mari kallistas meid molemmat. Aita, ette mindyksi ei jätnud. Sä ei ole kunagi yksi, kallis, ytlesin mä. Mitte kunagi. Sel öösel me kolmekesi magasimme elutoas, Jyri tugitaalis, Mari ja minä diivan voodil. Mä ei saanut magada. Mä olin yleval, vahtisin lage. Kuulates iga myra, iga autot, mis möödös, iga koera, mis haukus. Ja siis, kelkaa öösel, kuulsin mä seda. Motor seiskus mun maja ees. Mä tousin pysti, läksin akna juurde, piilusin läbi kardina. Se oli Markuse auto. Ja ta ei olnut yksi. Endel oli temaga. Mu sydä hakkas tagumani kiiresti, et mä arvasin, et se löö brinnust väliä. Nad väljusid autost. Markus hoidis midagi käes. Mä ei näinud, miss se oli. Endel köndis raskete sammudega, sihi kindlalt. Mä juoksin Jyri tuppa. Jyri, nad on siin. Ta tousis kohe, haaras oma relva, läks akna juurde. Kurat, sosistasta. Mitä me teemme? Jää Mari juurde. Mä lähen väliä. Ei, Jyri, ära mine väliä. Helistamme politseille. Mä juba helistasin neille, aga nad vaatavat aega, ja mä ei saa lasta neilma ja lähedalle tulla. Ta läks väliä. Mä juoksin Mari tuppa. Ta oli ärkvel, värises. Mis toimub, Emma? Nad on siin. Markus ja Endel. Ei. Ta hakkas nutma. Mitä nad tahavad? Mä ei tea, aga su isä on väljäs. Ta ei lase neid sisse. Me kallistasimme teineteist. Me kuulsimme väljäs hääli karjumist. Mari, tule väliä, me peamme rääkima. Se oli Markuse hääl. Ma ei tule väliä. Karjus Mari aknast. Minge minema. Ma ei lahku ilma sinuta. Ta ei tule väliä. Karjus Jyri. Ja kui te ei lahku, arreteerin mä teid. Tail pole sin autoriteeti. Karjus Endel. Si on pereasi. Si lopetas pereasia olemise. Kui te panite oma kät kylge panete. Järgnes ryyselemine, karjed ja siis heli, mitä mä ei unusta. Pyssilask. Mari karjatas. Minä karjatasin. Juoksimme akna juurde. Jyri lamas maas, veritsedes. Mä imestan siani, kastegin oikeesti. Mitä oleksitte teie minu asemel teinud? Kaik juhtu sai glubis. Mä nägin Jyrit maas. Mä nägin verd. Mä nägin Markust pystol käes, värisedes, silmät suured. Just kui ei suudaks uskuda mitä ta just tegi. Mä nägin Endelit, liikumatult, ta nägu karm. Ei näidanud midagi, just kui oleks se. Mitä ta ootas, just kui oleks se osa plaanist. Mä ei karjunut. Mä ei nutnud. Mu keha liikus iseenesest. Mä juoksin majast väliä, juoksin Jyri poole. Mari karjus minu selja taga, aga mä ei peatunut. Mä polvitasin tema körvale. Ta oli teadvusel, hingas raskelt. Veri vuolas tema vasakust olast. Jyri, vaada mind. Minuga on koikkorras, sosistasta. Si on ainult mu olg. Mä vatsin omaryy ära, surusin seda haavale. Ta krimpsutas valust. Pea vastu, kiirabi on tulemas. Mä vaatasin ylös. Markus oli ikkasiil, seistes, pystol käes rippumas. Halvatud. Shokis. Endel astus meie poole sammu. Se oli enesekaitse. Ytlestä kylmä hälega. Ta ähvardas meid. Ta haaras oma relva. Mu poeg lihtsalt kaitses ennast. Valetaja, karjusin mä. Te tulitte siia. Te rikkusitte lähenemiskeldu. Te ryndäsitte teda. Tunnistajaid pole, ytles Endel. Se on meie sonna teie vastu. Minä olen tunnistaja. Karjus Mari maja ukseavast. Mä nägin koike.
Endel vaatas talle pölgusega otsa. Keegi ei usu hysteerillist naist, keska ebas omaenda peripeale. Nadarvavad, et sa valetad. Nagu alati. Mari hakkas meie puule kondimaan. Ta värises, nuttis, aga ta kundis. Ma ei valeta ja ma räägin tot. Isegi kui see maksab mulle koik. Markus vaatas talle otsa. Esimest korda, kui ta autost väljus, rääkis ta. Mari, ma ei tahtnud, ma lihtsalt. Ta kavatses mida, Markus? Ütles Mari, ta hääl murduv, aga kindel. Kaitsta mind. Seda ta kavatses tehdä. Kaitsta mind sinu isä eest. Kaitsta mind sinu eest. Mari, palun, moista. Ma ei teadnud, et seeni juhtub. Sä teadsid alati. Sä teadsid, kui su isä minu peale esimest korda karjus. Sä teadsid, kui ta mind lykkas. Sä teadsid, kui ta mind lui. Ja sä ei teinud midagi. Sä ei teinud kunagi midagi. Markus pillas pistooli maha. Ta kattis oma näo kätega ja hakkas nuuksuma. Ma tahtsin lihtsalt, et sä oleksid nagu mu ema. Tema ei kurtnud kunagi. Ta kuuletus alati. Sinu ema suri kurvalt, Markus. Ta suri yksi, ta suri ilma armastuseta. Kas seda sä tahtsid minulle? Ta ei vastanud, lihtsalt nuttis. Endel vaatas teda vastikusega. Sä oled argpyks, ütles ta oma pojalle. Täpselt nagu su ema. Ja sel hetkel muutus midagi Markuse näos. Midagi murdus. Ta vaatas oma isälle otsa ja esimest korda elus rääkistä vastu. Ei, sinä oled argpyks. Sinä, kessa loid mu ema aastaid. Sinä, kessa panit teda tundma end väärtusetuna. Sinä, kessa tapsit ta vähehaaval. Ja minä. Minä lasin sul Mariga sama tehdä, sest mä oppisin sinult, sest mä arvasin, et nii koheldakse abikaasat. Endel loi talle vastu. Ole vait. Markus ei liikutanut, lihtsalt vaatas talle pisaratega silmis. Ei. Ma ei jää enam vait. Ma ei kuuletu sulle enam. Ma ei ole nagu sinä. Sireenit hakkasid kaukuses ulguma. Endel vaatas tänä vale. Tema nägu muutus. Esimest korda nägin ma hirmu tema silmades. Me lahkume, ütles ta Markuselle. Ei, ütles Markus. Ma jään. Mida? Ma jään. Ma kavatsen seistä silmitsi sellega, mida ma tegin. Ma räägin tot. Kui sa räägid tot, lähed sa vanglasse. Ma tean. Ja ma väärin seda. Endel haarasta käest. Ära ole lol. Me saamme selle ikka parandada. Markus tombus eemalle. Pole midagi parandada. Enam mitte. Patrullautod saabusid. 3 autot, 6 politseinikku tulid relvadega väliä. Maha. Koik maha. Endel tostis käed ylös. Markus polvitas. Politsei pani neille keerauad. Kirabi saabus 2 minuutit hiljem. Paramedikut kontrollisid jurit. Nad ütlesid, et kuul läbistä olla, että oli verdkautanut, aga temaga saab koikorda. Nad laadisid ta kirabisse. Ma tahtsin temaga minna, aga Mari haaras mu käest. Ema, jää minuga, palun. Ma jäin. Politsei vuotis meie ütlused. Minu, Mari, naabrite, kes olid lasku kuuldes väliä tulnud. Endel ei öelnud midagi. Lihtsalt vahtis hampaid kiristades maad. Markus aga rääkis. Ta rääkis neille koik. Että isä oli Marit väärkohelnud, että oli seda lubanud. Et nad oli tulnud sel ööl teda jouga ära viima, et Jyri oli proovinut neid peatada, että isä oli talle pyssi andnud, et hirmu ja raivu hetkel oli ta tulistanut. Ma ei tahtnud teda tappaa, ütles ta nuttes. Ma tahtsin lihtsalt, että jätaks meid rahulle. Aga mu isä ütles, et kui ma ei tulista, teeb seda tema, ja ma lihtsalt. Ta ei suutnud lopetada, ta murdus. Politsei viisi Endeli ja Markuse äärä. 2 erinevat politseiautot, 2 erinevat saatust. Endelille esitatakse syydistus raskes pereväkivallas, ähvardamises ja lähenemiskeelun rikkumises. Markuselle esitatakse syydistus morvakatses, kaasosaluses ja lähenemiskeelun rikkumises. Nad molemmat veedavad aastaid vanglas. Mari ja minä jäimme tänavalle yksi. Oli kell 3 öösel. Naabruskond oli ärkvel, koik vaatasid, koik sosistasid, aga se ei huvitanut mind.
mä kallistasin oma tytart. Mä kallistasin teda niin kovasti, että mä arvasin, että murdub. Si on läbi, kallis. Si on läbi. Ja isaga saab koi korda, mä luban. Me läksimme majja. Mä sulgesin ukse, panin kardinadette. Me istusimme elutoa diivanil. Mari ei suutnud värisevä häälega lopetada. Emma, Markus tulistas isä. Mä tean. Se on minun syy. Ei Mari, se ei ollut sinun syy. Mitte miski sellest ei ollut sinun syy. Se oli Endeli syy. Se oli Markuse syy. Se oli nende meeste syy, kes oppisid, et vägivald on voim. Aga mä armastasin teda. Mä tean, kallis. Aga armastusest ei piisa. Armastus ilma austuseta, ilma väärikuseta, ilma rahuta. Se ei ole armastus, se on having. Mari nuttis murinnal. Ta nuttis, naguma polnud teda kunagi varem näinud nutmas. Ta nuttis väliä koik, mitä ta oli enda siis hoidnud. Kogu hirmu, kogu valu, kogu häbi. Ja mä lubasin tal seda teha. Sest monikord on nyt ainus viis paranemista alustada. Järgnenud päevad oli rasked. Jyri oli nädal aega haiklas. Kuul oli kahjustanut närve. Ta vajas operatsiooni, fysioterapiat, agata jäi ellu. Kui mä sain teda kylastada, leidsin mata istumas vaadis, käsislingis, vaatamas telekat. Tere, ütlesin mä. Tere, vastasta väsinud naeratusega. Mä istusin tema körvalle. Aita, et sä meid kaitsesid. Sä ei peamin tänämä. Se oli minu kohus. Se oli midagi enemmät kuin kohustus. Se oli isä armastus. Tano gutas, silmät täytysid pisaratest. Kuidas Maril läheb? Paremini, vähehaaval. Ta käyb terapias. Ta ehitab omailu uudesti yles. Ja Markus? Elurimisvanglas. Ootamas oma kohtuprosessi. Tema advokaat ytleb, että kavatseb tunnistada syyd, että vuotab oma karistuse vastuu. Ja Endel. Kavanglas, agata eitabika koike. Ytleb, että on syyty, että Mari valitab, että mä manipuleerisin teda. Jyri ohkas. Tema sugused mehed ei vuota kunagi vastutust. Mitte kunagi. Mä tean. Aga se ei ole enää oluline. Sest Mari on vabaa ja se on koik, miss loeb. Jyri vuottis mu käest kinni. Sä tegid oikeesti, Liis. Sä päästsid meidän tytre. Ei. Me päästimme takoos. Me istusimme vaikuses. Mugav vaikus, kahe inimese vaikus, kes kuigi ei ole enää paar, oli dikka velmeeskond. Möduskuus kuud. Endel moisteti 8 aastaks vangiraske perevägivalla ja ähvardamise eest. Markus moisteti 5 aastaks morvakatse eest, voimalusega vähendatud karistusele koostöö eest prokuratuuriga. Mari lahutas temast. Protsess oli kiire. Markus ei vaidlustanut seda. Ta allkirjastas koik ilma voitluseta. Ja aeglaselt hakkas mu tytär uudesti naeratama. Ta hakkas jälle pyhäpäiviti minu juurde tulema. Ta hakkas minuga jälle piimakohvi jooma. Ta hakkas mulle jälle oma plaanidest rääkima. Mä tahan avada selle väikese kooli ema. Selle millest mä alati unistasin. Siis avasee. Sä arvaad et mä suudan. Mä tean et sä suudad. Sest sä olet tugevam kui sä arvad. Ta naeratas. Ja siinä erotus oli toellinen. Se oli vaba. Yhel päiväl, kui me istusimme köögilaua taga, ytles Mari mulle midagi, mitä mä ei unusta. Emma, aita, et sä minust ei luopunut. Mä ei kavatsenut kunagi luobuda, kallis. Sä olet minu tytär. Ja Emma ei luobu kunagi oma tytrestä. Aga paljud emad teevad seda. Paljud naiset läbivät seda. Mitä minä läpisin? Ja keegi ei aita neid, keegi ei kuula. Sellepärast pead sä rääkimä oma lugu, Mari. Etteiset naiset teaksid, et nad ei ole yksi. Et nad saavat välja tulla, et nad saavat paraneda. Sä arvad nii. Mä tean seda. Ja seda ta tegigi. Mari hakkas pidämä luenguid kogu konnakeskustes naistele, kes olid kannatanut vägivalda, naistele, kes kartsid lahkuda, naistele, kes arvasid, et lootust poole. Ja ta rääkis neille tot, et lahkumine on raske, et se teeb haiget, et se on hirmutav, aga et se on seda väärt.
Sestelupärast värkohtlemist on voimalik, rahu on voimalik, on voimalik. Ja minä, tema ema, olin seal iga loengul, iga pisara, iga naeratuse jaoks, sest seda emad teevadki. Me olemme kohal, me kaitsemme, me voitlemme, isegi kui see maksab meille koik. Sellest ööst on möödunud 2 aastat. 2 aastat, mille jooksul elu õpetas meille, et oiglus ei tule alati kiiresti, aga see tuleb alati. Endel kandis oma karistust riiklikus vanglas. Jüri politseinikust Sobra Soonul oli mees, kes oli kunagi sojaväes, kes kunagi sisendas hirmu oma olemasoluga, muutunut kelleksi teiseksi. Vanglas ei kartnut teda keegi ei austanut teda. Kinnipeetävät teadsid, miksi siellä oli. Vägivald naiste vastu. Ja vanglas on se märk, mis järgneb sulle, mis eraldab sind. Endel ei olnut enam se karmees, kes karjus ja loi. Ta oli vana, kyyrusmees, kes soi yksi, kes kyndis pea maas, kelle läheduses keegi ei tahtnud olla. Yhel päiväl sain mä köne. Se oli vangla haiglast. Endel oli saanut sydämeataki. Se ei ollut raske, aga mitte kerge. Tema sydä oli nork, väga nork. Arst ütles mulle, et Endel oli palunut rääkida kellegagi oma perekonnast, oma pojaga, oma minia. Aga Markus keldus. Ta ütles, et tal pole talle midagi öelda, et tema isä suri tema jaoks sel päiväl, kuita sundis teda Jyri peale tulistama. Ja Mari keldus. Mitte vihaga, mitte vihkamisega, ta lihtsalt ütles. Mä olen talle juba andeksandnud, aga se ei tähenda, et mä pean teda näkemään. Niin jäi Endel yksi sinna haiglavuudisse, ilma perekonnata, ilma kylästäjätetä, ilma kellegita, kes hoiaks ta kät, kuita syydä seiskus, ta kunagi nimetäs mind hulluks. Ta kunagi ütles mulle, et mä hävitän tema perekonda. Aastaid hiljem sain mä teada, että oli yksi selles haiglas. Elu kogub alati oma vuolad. Mä ei tundnud roomu, kui mä sellestiida sain, aga mä ei tundnud kakas tunnet. Tundsin lihtsalt tasakaalutunnet, sest Endel viitis oma viimaiset aastat täpselt niin, nagu ta pani tundmani paljusid naisi. Yksi, hirmunud, jouetult. Markus pääses vanglast 3 aasta pärast. Tema karistust vähendäti heakäitumise ja oigussysteemiga koostöö eest. Kuita väliä sai, polnut tal kuhugi minna. Tema maja oli myydud advokaatide maksmiseksi. Tema isä oli ikka vel vanglas, ja Mari oli juba edasi liikunut. Ta proovis talle helistada korra, 20 korda. Ta ei vastannut kunagi, kuni yhel päiväl otsustas Mari teda nähdä. Mitte sellepärast, että tahtis temaga tagasi minna, mitte sellepärast, että tundis temast puudust, vaid sellepärast, että pidi sulkemaselle peatyki oma elus, nad kohtusid kohvikus, avalikus, neutraalses kohas. Mä tahtsin temaga minna, aga Mari ütles mulle, ei, ema, mä pean seda yksi tekemään. Mä ootasin teda väljas, istudes pingil, vaadates inimesi mööda minemas, palvetades vaikselt. Puol tunti hiljem tuli Mari väliä. Tema silmät olid punaiset, aga ta ei nutnud. Kas sinuga on koikkorras? Kysysin mä. Jah, minuga on koikkorras. Mis juhtus? Ta palus vabandust. Ta rääkis mulle, että on käynyt terapias, että saab aru kogu kahjust, mitä ta mulle tegi, et kuita saaks aega tagasi kerrata, teeks ta koik teisiti. Ja mitä sä ütlesid? Mä ütlesin talle, et mä annan talle andeks. Aga et andestamine ei tähenda unustamist. Tagasi minemist voi talle teise voimaluse andmist. Kuidas ta reagiris? Ta nuttis. Ta ütles mulle, että saab aru. Että ei uta minult midagi. Että tahtis lihtsalt. Et mä teaks. Että muutub. Että proovib olla parem. Ja kas sä uskusit teda? Mari matles hetke. Mä ei tea. Ema. Voib olla, että muutub voi äkkitä lihtsalt appis ytlemä oikeit sonu. Aga se ei ole enää minun vastutus teada saada. Se ei ole enää minun problem. Mä kallistasin teda. Mä olen sinu yleni uhke, kallis.
aita, Emma. Koige est. Se oli viimeinen kord, kui Mari Markus näki. Kuud hiljem kuulsin ma sobralt, että Markus oli kolinut teiselinna. Että töötab ehitusel, elab yksi, ei käy kohtingutel, ja ei räägi kellegagi oma minevikust. Monet voivad öelda, että se on kurb, et mees väärib teist voimalust. Ja voib olla ta vääribki, aga mitte naisega, kellele ta haiget tegi, mitte perekonnaga, mille ta hävitas. Markus kaotas Mari ikäveseksi, ja se oli tema suurim karistus, suurem kui vangla, suurem kui ta isä tagasilykkäminen. Ta kaotas hea naise armastuse ja ta ei saa seda kunagi tagasi. Jyri paranes täielikult, peaaegu täielikult. Tema vasak käsi ei saanut kunagi täielikku joudu tagasi. Ta pidi lahkuma oma välitööst politseinikuna ja ta viidi yle kontoritöölle. Alguses oli ta pettunut. Ta ütles, et tunneb puudusta navatest, tegevusest, kasulikuna tundmisest. Aga aja pikku leidis, ta teise viisi kasulik olla. Ta hakkas pidama loenguid koolides noortele perevägivallast, sellest, kuidas ära tunda väärkohtlemise märke, sellest, kuidas kaitsta naisi oma perekonnas. Ja lapset kuulasid teda, sest Jyri ei rääkinud nagu politseinik, ta rääkis nagu isä, nagu mees, kes oli näinud valu lähedalt, kes oli verd valanud, et kaitsta oma tytart. Yhel päiväl, pärast yhtä temaloengut, lähenes talle umbes 17-astane pois. Herra Tam, mu isä lööb mu ema ja ma ei tea, mitä teha. Jyri polvitas tema ette, vaatas talle silma. Jah, sä tead, mitä teha. Sä pead teda kaitsma. Sä pead talle ytlema, että ei ole yksi ja sä pead abi saama. Aga kuidas, mu isä on tugev. Ma ei saa. Sä ei pea temaga voitlema. Sä pead lihtsalt vaikuse murdma. Räägi opettajaga, onuga, politseiga. Vaikus on se, mis tapab. Hääl on se, mis päästab. Pois nuttis ja Jyri kallistas teda. Sel ööl rääkis Jyri mulle, mis oli juhtunut ja kuita rääkis, nägin ma pisaraid tema silmis. Liis. Kui ma oleksin Mariga varem rääkinud, kui ma oleksin rohkem kysynud, kui ma oleksin peale käynud. Ära syydistä ennast, Jyri. Sä tegid koik, missä said. Ja kui Mari sind vajas, olid sä sil. Si on si, mis loeb. Ta noogutas. Aga silloin niin paljon maresid, niin paljon naisi, kes kannatavat ja keegi ei tee midagi. Sellepärast sä räägid, sellepärast Mari räägib. Et niid naiset teaksid, et on väliä pääs. Jyri nairatas. Sul on oigus. Mis minusse puutub, muutuska minu elu. Pärast koike juhtunut ei saanut ma jatkata oma rutiini, just kui poleks midagi juhtunut. Ma ei saanut jatkata töölkäimist, numbrite kontrollimist, elamist. Just kui ma poleks näinud seda, mitä ma nägin. Ma lahkusin oma töökohast paberifirmas. Pärast 30 aastat. Mu töökaaslaset ei saanut aru. Mu ylemus samuti mitte. Aga minä sain aru. Ma sain aru, et elu on lyhike, et aeg on kallis ja et on olemas tähtsaimad asiat kui palk. Ma kasutasin oma sääste, et avada midagi. Millest mä olin alati unistanut. Varjupaik naistele. Kes on vägivalla ohvrid? Se ei ollut suur, lihtsalt väike maja Tallinna äärelinnas 3 toa, köögi ja elutoaga. Aga se oli turvallinen koht, kuhu marisuguiset naiset voisid saabuda, ilma rahata, ilma dokumentideta, ilma kysymusteta, lihtsalt oma valu ja oma lootusega. Mari aitas mind, Jyri samuti. Me saimme annetusi, vabatahtlikke, advokaate, kes töötasid tasuta, psykologe, kes antsid tasuta terapiat ja vähehaaval täitus se väike koht eluga, naistega, kes saabusid murtult ja lahkusid tervenä, lastega, kes saabusid hirmunult ja lahkusid mängides, lugudega, mis saabusid vaikuses ja lahkusid valjuhäälega. Yhel päiväl saabus varjupaikan 40-aastainen nainen. Tal oli 2 väikest last. Tal oli must silm, lohenenut huul. Kas mä voin jäädä? Kysistä värisevä häälega. Mui dugi, si on nyt sinu kodu. Ta nuttis, ta kallistas oma lapsi. Aita,
ette mulle ust ei sulgenud. Me ei sulge siin kunnagiust. Mitte kunnagi, sel ööl, kui ma tegin ohtusööki koigille varjupaikanaistele, muutlesin mä Endelille, Markuselle, koigille meestele, kes kasutavat oma joudu hävitämiseksi. Ja mä maatlesin oigluselle, mitte kohtu oigluselle, mitte seaduste oigluselle, vaid karma oigluselle, elu oigluselle. Endel lopetas yksi, Markus lopetas tyhjänä ja meie. Meie lopetasimme koos, tukevana, taastatuna. Se on suurim oiglus, se, mitä keegi ei saa sinult erävottaa. Tänä, kui mä neid sonu kirjutan, on sellest ööst möödynud 5 aastat. 5 aastat pyssilasust, karjetest, hirmust. 5 aastat, mille jooksul mä oppisin, et valu saab muuta tarkuseks. Et haavat saavat muutuda armideks, mis räägivad lugusid, ja et ema armastus on universumi koige voimsam joud. Mari on nyt 31. Ta avas oma väikese kooli. Selle nimi on Lootuse semned. Se on väike, aga ilus, täis värve, naeru ja lapsi, kes juoksevat ja mängivad. Ta on onnelik, terve, vaba. Ta kohtus kellegagi, hea mehega, temaga sarnase opetajaga, kellegagi, kes kohtleb teda austusega, hellusega, toellise armastusega. Esimest korda, kuita teda mulle tutvustas, olin mä närvis. Mä kartsin tehdä sama viga uesti, usaldada kedagi, kes ei väärinut seda. Aga kui mä nägin teda Mariga, kui mä nägin, kuidasta teda vaatas, kuidasta teda kuulas, kuidasta teda naerma pani, mä teadsin, et se kord on teist moodi. Emma, mä tahan, et sä kohtuksid Andresiga. Andres surusmuket, vaatas mulle silma, on auteiega kohtuda, proarand. Mari on mulle teist niin paljon rääkinud, koigest, mitä te teema heiks tegite. Mä tegin ainult seda, mitä iga ema teeks. Ei, mitte iga ema. Te päästsitte ta. Ja selle eest mä austan teid alati ja mä huolitsen Mari eest alati niin, nagu te seda tegite. Mu silmät täitusid pisaratest. Mä palun teiltä ainult yhtä asiaa, Andres. Armastage teda. Ärge kontrollige teda. Toilliselt armastage. Mä lubaan. Ja ta on oma lubadust pidanud. Elmisel aastal Mari ja Andres abiellusid. Se oli väike, intiimne pulmvalgete lilledega ajas. Jyri saatista altariette. Mä nutsin onnest, kergendusest, tänulikkusest, sest se kord mu tytär valis hästi. Se kord leidis mu tytär armastuse. Mida ta vääris? Jyri pea pikka loenguid, päästä pikka elusid oma sonadega. Ta abielluska uesti, hea, rahuliku naisega, kes teda armastab ja tema eest huulitseb. Teema ja minä olemme ikka sobrad, ikka miskond, sest kuigi meie abielu ei toiminud, toimis meie perekond. Ja si on si, mis loeb. Varjupaik kasvas. Se ei ole enää ainult väike maja. Nyt on meil 2 maja, 12 tuba, mahutavus 20 naiselle ja nende lastele. Iga kuu saabuvad uued lood, uued pisarad, uued lootused. Ja iga kuu mä näen naisi, kes saabuvad murtult ja lahkuvat tervenä. Naisi, kes saabuvad hirmuga ja lahkuvat julgelt. Moni päiv tagasi tuli varjupaika 60-aastane nainen. Tal oli kaasas vanakohver, tema silmad olid paistes, käed värisesid. Kas mä voin jäädä? Kysistä. Muidugi, tulge sisse. Ta sisenes, istus elutoas ja hakkas rääkima. Mä olin abielus 40 aastat. 40 aastat talumist, 40 aastat vaikimist. Mä arvasin, et on liiga hilja, et minu vanuses polemautet lahkuda. Aga tänä ytles mu lapselaps mulle midagi, mis muutis mu elu. Ta ytles. Vana ema, kunagi pole liiga hilja olla onnelik. Ta nuttis ja minä nutsin koos temaga. Teie lapselapsel on oigus, ytlesin mä talle. Kunagi pole liiga hilja. Kuni meillä on hinge, saamme me uesti alustada. Ta naeratas. Väsinud, aga toillinen naeratus. Aita, ette mulle selle ukse avasite. Se uks on alati avatu teille, koigille. Monikord, kui mä olen yksi, motlen mä koigele, mis juhtus, Endelille, Markuselle, sellelle vere ja karjete ööle.
Ja mä imestan, kas mä tegin oikeesti, kas mä oleksin saanut tehdä asjuteisiti, kas mä oleksin saanut Marilt säästä niin paljon valuu. Aga siis mä näen teda. Mä näen oma tytart nairatamas. Mä näen oma tytart vaba. Mä näen oma tytart elus. Ja mä saan aru, et mä tegin oikeesti. Sest ema ei saa takistada oma lapsi kannatamast, aga ta saab olla seal, kui nad kannatavad. Ta saab neid hoida, ta saab nende est voidelda, ta saab neille meelde tuletada, et nad ei ole yksi. Ja seda mä tegen. Seda mä teen alati. On midagi, mitä mä olen nende aastate jooksul oppinut, midagi, mitä mä tahan jagada koiginaistega, kes seda lugu kuulavad. Kui te olette suhtes, kus teid karjutakse, kus teid kontrollitakse, kus teid pannakse tuntmaen väikestenä, lahkuge. Palun, lahkuge. Ärge oodake, kuni on liiga hilja. Ärge oodake, kuni löögid muutuvat tukevamaks. Ärge oodake, kuni teie valgus täielikult kustub, sest te olette väärt rohkem, niin palju rohkem. Pole tähtis kui vana te olete, pole tähtis kui kaua te olette siil olnud, pole tähtis mitu korda on teille öeldud, ette ei saa. Jah, te saate. Ja te ei ole yksi. On naisi nagu minä, nagu Mari, nagu kõik need, kes on varjupaigast läbi käynud. Naisi, kes usuvat teid, kes tuetavat teid, kes kannivat teiega. Te peate lihtsalt tekemään esimese sammu. Koige raskema, koige tähtsaima. Sammu ukse puule. Moni kuu takaisin sain mä kirja. Sellel polnud saat ja adressi. Ainult minun nimi käsitsi ymbrikul. Mä avasin selle. Se oli Markuselt. Seal seisis. Proua Rand, mä tean, et mul pole oigust midagi paluda. Mä tean, et mä ei vääri teie andestust, ei Mari ega kellegi. Aga mä tahan, ette te aksite, et iga päiv mä mootlen sellelle, mitä mä tegin. Iga päiv mä kannan seda kormat, ja iga päiv mä proovin olla parem. Mitte selleks, et Mari tagasi saada, mä saan sellest aru. Mä kautasin ta igaveseksi ja se on oiglane. Aga selleks, et kui mul kunagi on lapsed, mä ei kordaks oma isä vigu. Et tykkel loppeks minuga. Aita, ette päästsite Mari. Aita, ette tegite seda, mitä mul polnud julgus teha. Austu sega, Markus. Mä lugesin kirja mitu korda. Mä ei tuntnud viha. Mä ei tuntnud andestust. Mä lihtsalt tuntsin. Mitte midagi. Sest Markus ei ole enam osa meie elust. Pole enam oluline, mitä ta tunneb, mitä ta matleb, mitä ta teeb. Ainus asi, mis lueb, on se, et Mari on korras, että on elus, että on onnellik. Mä panin kirja sahtlisse ja ei lukenut seda enam kunagi. Tänä, kui päike loojub metsade taha, istun mä oma takaverandal. Mul on käestas piimakohviga, se sama taas, mitä Mari kasutas, kui ta oli tydruk. Mä motlen kogu teekonnalle, koikele, mitä me kautasimme, koikele, mitä me voitsimme. Ja mä saan aru, et elu ei ole täyuslik, et sellel ei ole alati önnelikke loppe, et monikord on oigluseglane, monikord kestab valujastaid, monikord armid ei käy kunagi. Aga mä saan ka aru, et elu läheb edasi, et armastus läheb edasi, et lootus läheb edasi. Ja kuni on naisi, kes on valmis voitlema, vaikust murdma, uksi avama, on olemas tulevik, on olemas vabadus, on olemas rahu. Kui minun lugu aitab kasvoi yhel naisel silmad avada, on se seda väärt olnud. Kui minun lugu aitab kasvoi yhel emal tegutseda, on si seda väärt olnud. Kui minun lugu aitab kasvoi yhel inimesel moistaa, et tuellinen armastus ei tee haiget, on se seda väärt olnud. Sest lugusid ei räägitä ainult selleks, et minevikku mäletada, neid räägitakse selleks, et muuta tulevikku. Ja se on minu kingitus teille, koigille naistele, kes peavad kuulma, et jah, te saate, et jah, on väljapääs, et jah, on elu pärast valu. Aita, ette kuulasite lopuni. Aita, ette olitte siin. Aita, ette uskusite mind. Ja kui te läbite midagi sarnast, kui te teate kedagi, kes kannatab, palun tegutsege. Ärge uudake, ärge kohelge, ärge kartke. Sest vaikus tapab, aga hääl päästab.
Ja koos saamme me päästä palju rohkem. Jumal onnistagu teid ja järgmise korrani. M.